Tere hommikust kõigile ja suur tänu, et te mind siia esinema olete kutsunud. Ma võtsin täna 2 prillid kaasa. Et kes eelmist prillinalja teab, aga ma arvan, et enamik juttu tuleb mul peast. Nii. Lihtsalt sisse juhatuseks ütlen seda, et Ida-Tallinna Keskhaiglas taastusravikliinikus on nii statsionaarne kui ambulatoorne keskus. Statsionaarses keskuses on meil 50 voodikohta, 2 erinevat osakonda, millest üks on enam kontsentreerunud insultile, neuroloogilisele patoloogiale, teine osakond rohkem traumadele, amputatsioonidele. Aga üldjoontes on need patsiendid juba osakondade vahel ka segamini jagunenud. Ja lisaks on meil siis ka ambulatoorne taastusravikeskus ja mis meid võib-olla natukene teistest taastusravikeskustest või taastusravikliinikutest eristab, on see, et meil on eraldi loodud amputatsioonikeskus või nii. Amputatsioonikeskus loodi 2014. aastal koostöös NATO, Eesti Vabariigi valitsuse, USA saatkonna, Ida-Viru Keskhaiglaga ja tahan siinkohal juhtida suurt tähelepanu ja tänada doktor Heidi Alaseppa, kes on selle suurepärase projekti eestvedaja olnud ja et selle protsessi käigus selline suurepärane keskus on valminud. Meil on seal olemas ainukesena Eestis statsionaarses haiglas proteesilabor. Vanasti me kutsusime seda Tšehhiks, aga labor on rahvusvaheliselt rohkem kasutatav termin. Lisaks harjutuskorter, lisaks on meil seal olemas kõrgtehnoloogilised seadmed nagu Grail, antigravitisüsteem, siis loomulikult vastuvõtukabinetid füsioterapeutidele, tegevusterapeutidele, proteesimeistrite töötoad, tegeleme ka individuaalsete tallatugedega. Enne sõja puhkemist tegelikult juba 2018. aastal või isegi natuke varem Ida-Tallinna Keskhaigla tegevusterapeudid, füsioterapeudid, taastusraviarstid panustasid Ukraina kolleegide abistamisse, õppeprotsessidesse. Ühest küljest käidi nii Ukrainas kui ka Ukraina kolleegid käisid meie kliinikus õppimas. Kuid peale sõja puhkemist olukord mõnevõrra muutus. Ja ma tulen korra siia. Tagasi, et kui Ukraina sõda puhkes, siis meiega kontakteerus Eesti Vabariigi valitsus Sotsiaalministeeriumi kaudu ning uuriti võimalust, kas me saame aidata Ukraina võitlejaid, kellel on siis tegemist amputatsioonidega, kuna me olime sellel hetkel paigaldanud Eestis siis transtibiaalsed või transfemoraalsete amputatsioonide korral erinevaid alajaseme proteese. Meil on 2 suurepärast proteesimeistrit, kes on väljaõppe saanud USA's Walter Reed Medical Centeris, õppinud seal pool aastat ja tegelikult on neil ka selles suhtes väga ainulaadne kogemus üle Baltikumi ja ma arvan ka üle Skandinaavia. Nii et see valmidus oli meil olemas. Samas, aga ütleme nii, et väljakutse oli see meie jaoks päris suur. Me koostasime koostöös Sotsiaalministeeriumiga programmi, mille alusel me Ukraina võitlejaid vastu saame võtta. Selge oli see, et me ei saa vastu võtta värskeid haavatuid värskete amputatsioonidega, sest sellisel juhul me lihtsalt proteesi hülsi formeerida ei saa. Me ei saa lahtisele haavale proteesi paigaldama hakata. Projektis osalesid mitmed tegijad. Estev, Sotsiaalministeerium, Kaitseministeerium, Ida-Tallinna Keskhaigla, siis Ukraina poolt VVG Charity Fond, kes tegeles peaasjalikult siis logistiliste küsimustega ja patsientide väljavalimisega, mida ma natukene räägin täpsemalt. Samuti Eesti meditsiinieksportide klaster
Ja kaks esimest patsienti saabus meie juurde 2023. aasta jaanuaris juba. Tegemist oli transfemoraalsete amputatsioonidega ja meie jaoks tundusid nad olevat tavapatsiendid, kuid see, mis ma võin kohe ära öelda, mis eristab Ukraina võitlejaid meie tavapärastest patsientidest, on see, et nad on oma vanuselt tunduvalt nooremad. Nad on enam motiveeritud, nad on füüsiliselt tugevamad, et kui me muidu paigaldame siis amputantidele proteese, kes on siis diabeedijärgselt jala kaotanud või ateroskleroosi tõttu, siis seal on motivatsioon muidu loomulikult mõnevõrra madalam. Mis need väljakutsed meie jaoks olid? Esimene asi oligi see, et kuidas neid patsiente välja valida, kuidas tagada siis andmekaitse, kuidas tagada salastatus, millega tegeles siis valitsuse ja Ukraina valitsuse ja BVG pool. Millised rahalised vahendid leida, kui kallid, millised proteesid paigaldada patsientidele. Lihtne küsimus, kui pikk peab olema näiteks amputatsioonikönt, kas me oleme võimelised ja kui palju me neid patsiente oleme võimelised vastu võtma ning kuidas me saame seda panna kokku meie enda statsionaarse tööga, sest me peame täitma ka Tervisekassa lepingut, eks ole, et me pidime ka selle kõik läbi mõtlema. Ja loomulikult pidime me ka mõtlema selle peale, et tegemist ei ole tavapatsientidega. Meie juures on küll käinud enne Ukraina võitlejaid, meie enda võitlejad, kes on olnud missioonil kas siis Afganistanis või Iraagis, aga sellised võitlejad olid meie jaoks uued. Kokku sai lepitud, et me võtame vastu alajäseme amputatsiooniga patsiendid. Nimetan siin kohe ära, et me ei paigalda hetkel ülajäseme proteese, kuna see, ütleme siis see on suhteliselt niši tegevus. Eestis neid proteese tehakse vähe. Meil on tegelikult selleks valmidus olemas, meil on selle jaoks ka olemas koostööpartneritega koolitusprojekt. Nii et kui on võimalik ja vajadus Ukrainaga tegev koostööd jätkata, siis meil on ka plaanis alustada tulevikus ülajäseme proteeside paigaldamist. Oluline on see, et see amputatsioonikönt, millega patsient saabub meie juurde Eestisse või saabus, oleks korralikult formeerunud, et seal ei oleks põletikku, et me saaksime alustada proteesi hülsi tootmist. Ja nii palju ma täpsustuseks ütlen, et proteesi tootmine tänapäevases mahus või teie meistrite poolt on väga suures osas käsitöö. Kõigepealt tehakse testhüls pleksist, pleksmaterjalist, mis on raske. Sellega hakatakse patsienti harjutama ja see harjutamine kestab erinevate patsienti motivatsioonist ja tervislikust seisundist erinevalt. Ja alles seejärel, kui see proteesihüls, mis on esmane, sobib, moodustatakse juba teine kergem karboonist testhüls, mille külge siis pannakse tegelikult kõige tähtsam osa, mis on proteesis sõlm. Ehk siis kas põlvesõlm või mõni muu sõlm, mille kaudu tegelikult selle jäseme liigutamine toimuma hakkab. Traastusravi, ma arvan, et väga paljud enamik siin saalis teab, ei ole ühe inimese tegevus. Tegemist on äärmiselt laia meeskonnatööga ehk siis multidistsiplinaarse või multikultuurse, ma ütleks isegi meeskonnaga. Seal on taastusarst, füsioterapeut, tegevusterapeut, psühholoog, kogemusnõustaja, hingehoidja, sekretärid, assistendid, proteesimeistrid ja veel inimesi. Et need väljakutsed, millega me näiteks ka lihtsalt kokku puutusime, sellest ühest oli meil ka keeleprobleem. Sest nagu te ka täna hommikul nägite, et esimene kõneleja rääkis meiega ukraina keeles, slaidid olid inglise keeles. Ja ka sageli meie juurde tulnud Ukraina võitlejad paraku
ei osanud nii hästi inglise keelt, nii et me pidime organiseerima meie proteesimeistritele, meie füsioterapeutidele, kes vene keelt ei osanud, siis suhtlemise vene keeles mitte midagi teha ei olnud. See oli ainukene keel, mis siis millega me saime oma Ukraina võitlejatega suhelda. Ma lähen siit üle. Kokkuvõtteks, mitte päris kokkuvõtteks, aga kokkuvõtvalt ma tahan öelda seda, et me selle 3 aasta jooksul paigaldasime 51 Ukraina võitlejale 57 reiaproteesi ja 8 sääreproteesi. Et siin võib nüüd vaadata, et tegelikult 51 võitlejat ja 57 proteesi, proteeside arv suurem. Et kui me esimesel aastal proteese paigaldama hakkasime, alustasime me reeglina 2 võitlejaga 6. Sealt liikusime kiirelt 3 võitleja peale ja esimesed võitlejad olid meil unilateraalsed ühepoolse amputatsiooniga patsiendid. Ja mida vilunumaks muutus meie meeskond, meie protokoll, millega me seda ravi teostasime, seda paremaks muutusid meie spetsialistid, et me saime hakata vastu võtma ka juba 2-poolse amputatsiooniga patsiente. Ja kui me algselt rääkisime proteesi köndi pikkusest 20 sentimeetrit, siis tegelikult me saavutus oli see, et me suutsime lõpuks panna ka juba 10 sentimeetristele köntidele bilateraalseid proteese. Peaasjalikult me kasutasime Genium X3 ja Genium X4, viimasel aastal Genium X4 proteese, mis on absoluutne tipptase proteesinduses. Samu proteese paigaldatakse USA kaitseväelastele, kui nad naasevad oma missioonidelt teistest riikidest. Ja mis meile rõõmu teeb ja mida me rääkisime ka juba siis, kui me seda projekti alustasime, et väga paljud võitlejad, kes on saanud need proteesid endale alla ja saanud tegelikult 2-3 nädalaga kõndima ja isegi jooksma, on naasnud võitlusväljale, kas siis päris võitlusväljale või tagalasse, aga nad on andnud oma panuse uuesti võitluses Euroopa vabaduse eest ja meie vabaduse eest samamoodi. Ma tahaksin natuke kiita Ida-Tallinna Keskhaigla taastusravikliinikuid, loomulikult kõiki teisi arste, kõiki teisi taastusravikliinikuid ja kliinikuid, kes on Ukrainat aidanud. Aga ma juhin tähelepanu meie Eesti Vabariigi valitsusele, meie juhtidele, Riigikogule, kellele iganes meie ministritele, et Ida-Tallinna Keskhaigla taastusravikliinikus olemasolev proteesilabor või amputatsioonikeskus on tegelikult ainulaadne keskus kogu Baltikumis. Ma arvan, et isegi Skandinaavias sellist keskust ei ole. Ja mis on meie üheks eeliseks on see, et meil on ühes ja samas kohas olemas statsionaarne abi. Me saame neid patsiente, kas siis võitlejaid või meie enda patsiente koheselt pärast nii-öelda osakonda naasmist, alustada nende proteesimist, nende füsioteraapiat ja proteesid saadakse alla suhteliselt kiiresti. Ehk siis reeglina 2-3 nädalat oli see noorte võitlejate puhul ja ma arvan, et vanemate inimeste puhul loomulikult kauem. Ja mis on samuti ääretult oluline on see, et me suudame ka praegustes tingimustes ja siin on juba korra mainitud ka seda, et meil on kriisisituatsioon, me ei tea, mis täpselt saama hakkab, siis see proteesilabor, millel on ainulaadne kompetents Eestis, vajab pidevat toimepidevust, vajab toetust mitte ainult meie enda haigla tasemel, vaid ma arvan ka riiklikul tasemel. Ja samamoodi, kui me räägime päris kriisist, siis loomulikult on oluline see toimepidevuse tagamine ka võimalusel tagalas koos selle proteesilabori sisustusega. Ma tänan
enne sellest, kui ma räägin mõned sõnad veel meie koostööprojektidest, ma tahan tänada kõiki koostööpartnereid, kes siin on ära nimetatud, Sotsiaalministeeriumit, Kaitseministeeriumit, Terviseamet, on siit välja jäänud, Tervisekassa, siis proteesitootjad Ottobock, kes on teinud meile lisaks nii-öelda oma kulu ja kirjadega koolitusi, teinud meile soodustusi, et me saaksime rohkem võitlejaid proteesida. Tänan Estevi, siis samuti meditsiini ekspordiklastrit, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, kes aitas meil läbi meie hingehoidja ka nii-öelda Ukraina võitlejate õhtupoolse motivatsiooniga toime tulla, mis on samuti ääretult oluline. Ääretult oluline on neid inimesi motiveerida. Väga tähtis on vaimne tervis, väga tähtis on psühholoogiline nõustamine ja hiljem loomulikult ka neile see perekondlik tugi. Taastusravikliinik on käinud Ukrainas missioonil 6 korral. Me oleme sõlminud koostöömemorandumi siis Olena Zelenska siis nii-öelda kokkusaamisel, 3. kokkusaamisel Rivne linna keskhaiglaga, mis asub Lõuna-Ukrainas. Meil on lisaks koostööpartnerid Berdichevis, kus me aitame Heal Berdichev projekti raames ehitada üles taastusravikeskust ja intensiivravipalateid. Samuti koolitame me Ukraina füsioterapeute, tegevusterapeute, taastusarste ja ka teisi arste, kirurge, intensiivraviarste. Ja me ei käi Ukrainas mitte lihtsalt vaatamas, kuidas need asjad seal ka on, vaid meiega kaasas on spetsialistid, meie enda spetsialistid. Meie koolitused on seal teoreetilist praktilist laadi. 2 päeva loenguid tavaliselt, 2 päeva praktikat. Me varjutame, me töötame koos, me konsulteerime. Ma tahan tänada siin saalis olevat doktor Taavi Toomelat, meie haigla lülisambakirurgi, kellel õnnestus juba esimesel Ukraina missioonil kiirkorras osaleda operatsioonil, mille käigus ta siis avas spinaalabsessi ja vastav patsient hakkas liikuma juba ülejärgmisel päeval, nagu ma aru olen saanud. Nii et teeme doktor Toomelale ühe aplausi. Samuti tahan tänada doktor Jaak Lindu Ida-Viru keskhaiglast, kes on samamoodi koos Ida-Tallinna kolleegidega käinud meiega missioonidel. Ja ma nimetan neid missioonideks. Need ei ole lihtsalt, see ei ole lahingumissioon, aga see on meie lahing, mida me tegelikult seal Ukrainas peame. Me võitleme tegelikult samamoodi selle eest, et neil oleks rohkem teadmisi, neil oleks Euroopa kaasaegne tase. Ja ma ütlen ausalt, et tegelikult on meil väga palju õppida Ukraina kolleegidelt. Ja ma toon siin näiteks selle sama Rivne linna keskhaigla, kes on meie koostööpartner juba 3 aastat või ehk rohkemgi. Siis kui algas sõda 24. või vabandust 20, oli 23, ütleme veebruaris siis 2-3 kuu jooksul Rivne linna keskhaigla on umbes 700-800 voodikohta. 2-3 kuu jooksul ehitati erarahadega ja inimeste linnaelanike rahadega maa-alune haiglakompleks koos operatsiooniblokkidega, koos arstide töötubadega, koos isegi konverentsisaaliga. Nii et kogu tegevus viidi maa-alusesse, vajadusel maa-alusesse keskkonda, kui olid häired, kui olid. Ja samamoodi mahutas, ma võin natuke eksida, 2000 inimest, sinna sai varjuda ka linnarahvas. Nii et ma arvan, et see on asi, mida me peame ka oma haiglate juures silmas pidama ja koostööd tegema meie Kaitseministeeriumiga, ma arvan meie kaitseväelastega, et ka meil saaksid olema vastavad võimalused ja tingimused. See on juba koostöö ja läbirääkimiste küsimus.
Tahan siinkohal tänada kõige rohkem meie enda taastusravikliiniku kollektiivi, kõiki, kes sinna kuuluvad. Ma ütlesin, see on multidistsiplinaarne meeskond, taastusarstid, füsioterapeudid, tegevusterapeudid, sekretärid, assistendid, hingehoidja, kogemusnõustaja, psühholoog ja nii edasi ja nii edasi. Suur aitäh ja slava Ukraini! Ettekandest üks küsimus on tulnud. Mul on hea meel teatada, et Kaupo osaleb ka arutelusessioonis, nii et sinna saate veel Kaupo käest küsimusi küsida. Aga küsimus on tulnud, et kas on ka tagasisidet, kuidas need proteesid lahingus vastu on pidanud? Ma ei taha... Ütleme niimoodi, et need proteesid, see küsimus ei ole isegi lahingus. Ma ütlen teile, et need proteesid peavad kõigele vastu. Et nende proteesidega on võimalik ujuda, joosta, hüpata, karata. Sellel on Genium X3-l on 7 erinevat programmi, Genium X4-l on juba veel lisaks 2 programmi. Võib joosta edaspidi, tagurpidi, aga ma remargi korras naljaga ütlen teile, et me oleme saanud tagasiside, et ühe proteesiga on pekstud ka vaenlast. Ja siit on hea kohe võtta siis järgmine küsimus, et kuidas te võitlejate tuju tõstsite? Võitlejate tuju tõstmiseks haiglasisesi on meil psühholoog, kogemusnõustaja, hingehoidja ja meie enda kallid töötajad, aga tänu Kaubandustööstuskojale läbi meie hingehoidja ja läbi Ukraina enda inimeste, Ukraina saatkonna tegeleti meie Ukraina sõduritega või võitlejatega siis ka väljaspool raviaega. Nii et nad nägid Eestimaad, nad käisid mere ääres, nad käisid kalal ja mida iganes nad kõik ei teinud, aga sellest saaks terve loengu, ma arvan. Või vähemalt pika pildislaidi. Aitäh!